mina ei filminud, küll me võtsime poisse appi, aga mina hakkasin seal esimest korda heli tegema, professionaalset heli. Päris laiade makkidega ja niimoodi, et kokku salvesti tegin lendfilmis päris puldi ees, käed väris, tead, sihuke 4-meetrine pult ja tegin selle filmi. Nii et minu film hakkas tegelikult ikka seal Kinoinsenerite instituudis ja mul saatus tõstis mu headele lainetele sõna ots mõttes, tähendab meil puhas inseneeria ja metsik tamp peal, nii et näiteks Ermitaažis ma käisin 3. kursusel esimest korda. Siis tehniline instituut, ma olin hea üliõpilane, mis tähendas seda, et kõik laupäevad pühavad joonestasid ainult mingisugust tehnilisi joonestamised, rehkendasid, arvutasid. 3. kursusel praktikat lendfilmis, pärast Mosfilmis, siis ma läksin Leningradi kinoaparatuuri tööle justeeriks või häälesteks ja häälestasin stereomakki number 001, mis läks Kremli kongresside paleesse. Nii et mu palk oli 2 korda suurem kui siia tulles Tallinna filmi insenerina. Ma olin niisugune tase oli seal. Ja mul oli üks sõber, üks isa poolt venelane ja ema poolt juut, Heidik. Ja vaat me 8 hakkasime tema eestvõttel. 4. kursusel hakkasime tegema 35 peale meie instituudi ajalugu. Sest see oli 35 instituut, 16. Ma ei tea, kas meil üldse seal ühtegi aparaati oli. Võib-olla see projektor Ukraina ainult. 4. lõpus, 5. algus oli mul üks dokfilm arvel juba. Terve kursus seda ei teinud. Ma olin ainus, meil üldse ei olnud helioperaatori ettevalmistus. Nii et kui sa räägid minu kui helioperaatori professionaalsust, täielik iseõppimine otsast lõpuni. Sellist mõistetki olnud Nõukogude Liidus üldse. Ja nad proovisid väga kaua, nüüd on FKIK valmistab ette helimehi nagu tee siin ja aga sel ajal seda ei olnud üldse. Ja sealt oli lihtsam, näiteks selles mõttes minu maandumine Tallinna filmi või Harju tänaval oli mänglev. Sest ma olin natuke üle õppinud selleks ajaks. Mul ei olnud kogemusi heli tegemise ajal, aga selle sa neelad. Aga nähtavasti mul tekkis seal hea klapp operaatoritega, sama vanustega seal, sest see meie tulek 61 ma tulin Tallinna filmi, siis see oli niisugune huvitav põlvkond, vaat nagu nüüd teil siin praegu. Põlvkonnad on üle 20 aasta ju, rullivad need enam-vähem. Ja me olime ühe niisuguse rulli lõpus. 61 tuli Jürka Müür, tuli Käsper, Valli Anderson, Karsniki, Jürka, mina ja loeselt veel Mati Kask ja nii edasi. Nii et korraga, enam-vähem kõik ühe vanused tulid korraga sellesse mulksuvasse Vene stuudiosse. Ja see meie selles põlvkonna tulek oli muidugi võeti ikka tääkidega vastu. Sest see juudi-vene seltskond, nad said aru, et mingi etapp lõppes. 61, Nikita, see soojenemise aeg, eks ole, 63 ta võeti küll maha, aga ikkagi nagu mingisugune hingamine oli tekkinud sellesse õudsesse ühiskonda. Teisalt ma olen mingil moel ju jälginud seda tänast tegutsemist, küll mitte filme. Et mingil moel te peaksite meid kadestama ilma naljatada, kui need seeniorid kokku saavad, meiesugused vanaksed. Kross kasutab teist sõna ka meiesugust kohta, kohe ma ütlen. Pajuki päss. Eesti keeles pajuk on pension ja päss, ise tead, mis päss on, oinas. Eks ole, et kui need pajuki pässid kokku saavad, vaata, tänastest üksikutest stuudiot minu arust ei teki niisugust, on vaja atmosfääri, suurt atmosfääri, nii nagu ta oli kole ja vastik ja venelast ja varteilast. Aga tekkis mingisugune niisugune ühine hingamine, kõik tundsid huvi ja vaatasid ja ma ei tea, kas võib-olla tekib, sest te olete alles nii noored, 25-30. Aga kui mina tulin 61, siis vist oli juba üleval montaažis, vist oli juba üks päris montaažlaud, Odessa laud oli sees ja hiljem neid oli järjest juurde kõik sisse. Ja siis sellega õpid ruttu tööle, aga ta ei ole see tehnoloogia on ju kohmakas. Ütleme, tänapäeval sa lähed arvutisse, tõstad neid kanaleid siia-sinna, aga kui sul on 2 linti ja sa neid lõikad ja neid tuleb
ka sünkroniseerida, pilt ja heli peavad olema õige koha peal. Aga nad ju montaaži ajal hakkavad nihkuma mingitel põhjustel, tükk välja või montaaž või siis need käsitsmontaaži noorikud, need nummerdasid ja numbrid läksid kokku, piltlikult öeldes tegid timecode'i, eks ole, siis see oli üsna kohmakas. Nii et tänase tehnoloogiaga, kus võid kodus monteerida mängufilmi, ei saa üldse võrrelda. Ja aga ma olen selle peale ikka öelnud alati, et me oleme täna just nii targad, kui me täna oleme. Sest ega me ei saa ju tehnoloogilisest ajastust üle hüpata. Näed, mul kodus seisab tattmakk juba moest väljas. Makid alguses ei olnud ju ka kaaskantavaid makke. Ma mõtlen nüüd siis 625-sid makke. Algus oli, kui heli tuli, seda ikka, et mindi võtta, ikka oli üks nii või teisiti, mingi 35 mm masin pidi olema, mis võttis heli selle lindi peale. Ja küll seal tehti ise ringi ja igast just kombinatoorikat oli. Siis, kui tulid ja tehti mõnikord ka julmalt, lindistati piltlikult öeldes raadiomaki peale, et ehk jookseb sünkroonselt. Kui ta on normaalsetes oludes ja väga külm ei ole ja filmime võib-olla 1 minut ainult, siis enam-vähem ta ei libisenud. Küsimus oli, et nad hakkavad libisema erikiiruste puhul. Et tehti ka selliseid katseid. Aga siis, kui tulid juba spetsiaalsed sünkroonsignaalidega varustatud magnetofonid, esimene oli Perfecton, Šveitsi firma, mis meile tuli, siis asi läks kindlaks. Tähendab, kaamera töötas nii, nagu ta siis töötas ja Makk sai oma spetsiaalse sünkroniseeriva signaali lindi peale ja igaste menetlustega sai paika pandud. Aga see oli ikkagi poolik lahendus ja ma olin jälle ma olen sellest mitu korda rääkinud ja mul on mõnikord tunne, et mul hakkavad kõrvadest varsti välja kasvama kuuketiivad. Tegime Kihnu naist Mark Soosaarega 1953. Ainult Konvas Kihnus. Ja ma olin siis selleks ajaks Konvas uus Konvas tuli. See oli väga oluline. Mis ta on Konvas? Konvas need oli vedruvariandid ja olid akuvariandid ja siis seal peal oli kaameral, tolleaegsel kaameral oli üks siuke spidomeeter, mis näitas mitu kaadrit sekundis jookseb, sest need kaamerad üldiselt käisid nii, nagu tahtsid. Sealt sai keerata kiirust reostaadist, kas 16 kaadrit või 26, täiesti umbluu. Kui oli pime ilm, siis kaamera keerati 12 kaadri peale ja kõik lippasid nagu Chaplinist, muidu ei jätkunud sari aega. Aga siis see uus kaamera tuli ja mina hakkasin vaatama, et selle spidomeeter on teistmoodi tehtud. Läksin mehaanika osakonda, klassivendus seal, hakkasin uurima, selgus, et see on juba elektriline. Lihtsamalt öeldes nagu uutel autodelgi on üks pisike magnettükk käib mööda ja annab signaali, rohkem mitte midagi. Kõik meie spidomeetrid on niimoodi ehitatud. Ja siis ei olnud erilist aju suurust vaja, et taibata toota, siis kui ta käib ringi, järelikult see kaamera genereerib ise mingit sagedust. Ma võtsin otsad välja, ühendasin nagraga, ja see genereeribki. Tõsi küll, kui 24 kaadrit sekundis oli see 48 hertsi. Aga siis seal väikeste manipulatsioonidega ma tegin need juhtmed, värgid, muud asjad. Ja siis selgus, et saab Konvasega teha sünkroonvõtteid. Ja nüüd tõesti, see oli esimene sünkroonvõtte Nõukogude Liidus. Nii et ma tegin terve filmi Konvasega sünkroonvõtteid. Lindbreed, esimene mängufilm, kus me Reinuga koos korraga läksime. Ja Karasjovi nõue oli ainult otseheli. Mul ei olnud mingit kogemust, esimene mängufilm. Ta oli, aga kroonika kogemused ja nii edasi. Ja seal me siis Reinuga läksime julmalt. Ma avastasin, et selle samal Vene Truspal kaameral saab objektiiv ette panna spetsiaalsete siinid, need olid filtrit jaoks mõeldud ja mina avastasin, kui sinna lõigata 6 mm klaas ja sinna siinidesse panna ja see veel bandaažiga kinni siduda, siis ma saan selle isegi selle Truspa märgatavalt vaiksemaks. Ja saingi. Ei mingit suunamikrofon, ei mingit raadiomikrofon, olid sündimata kõik. Aga seal oli taga muidugi üks põhimõtteline
tingimus Karassjovi poolt, mille eest ma talle õudselt tänulik olen. Helimees ja kaameramees olid võrdsed subjektid. Tavalise filmi poole niimoodi helimees oli tüliks, mine teise tuppa, ei ole siin midagi sul tegema, jalus siin ainult on sees. Me muutsime mise-en-stseeni, kui ma ütlesin, et ma ei saa kätte. Tavalise kooguga võtta ja nii edasi. Operaatoril tuled varjud sisse ja nii edasi. Nii et sealt ma sain kohutava enesekindluse. Missiooni kiiks käib siis, kui sa oled vana. Ja see, et sa nüüd teed seda, ühelt poolt on see muidugi hea. Mitte minu huvides, vaid sinu huvides, sest ma olen nüüd kõikidele oma järeltulitega ütlen, et jumala pärast poisid kirjutage. Kas või lihtlausetes lumi sadas, külm oli. Mul on seal terveid auke mälus või ütleme elus, kus ma ütlen, kurram, et ei saa. Nüüd ma olen rakendanud seda, on ka aeg, nagu vanasti öeldi. Vaata, kui sa elad selle aja sees, siis jumal, tead, sa oled veel noor, aga sulle jõuab see sama aeg kätte, kui küsi isa ja ema käest kõik, mis meelte tuleb. Kuidas ma katkun praegu juuksed? Mul oli makk juba olemas. Ma ütlesin, ema on ju kogu aeg olemas. Kui ma küsin. Nii et võtke pilte ja ka neid, mida sa ei pea näiteks praegu, näe, kus sa oled oma fotoaparaat. See oli üks väga huvitav jäädvustada. Et see ma ei nimeta seda missiooniks, see on tühine sõda, ma pole sõna seda kunagi kasutanud, aga see kuradi mingi fikseerimise klikk peab võimalikult vara käima. Mitte siis, kui sa 60-aastane oled.